alustame siis sellest, et lend Viini hilines, pidi väljuma 21.15, aga väljus 23.30 ja seoses sellega jäime hiljaks 2 tundi. No nii, sõidame siin mööda külateid Salzburgi poole. Kiirteel oli avarii ja veis suunas meid kiiremat teed pidi. Päike paistab. Temperatuur on õues 4 kraadi. Lapsed on meil taga, istuvad seal rahulikult. Henril 1 peatükk loetud. Täna on veel vaja lugeda. Hommikul ärkasime juba kell 9:30 ülesse varakult, et saaks söömas ära käia. Ja öösel jõudsime hotelli 1:30 ajal. Nii et lennuk jäi 2,5 tundi hiljaks. Ja tänu sellele, et lennuk jäi hiljaks, pidime me selle rendiauto eest maksma 2 korda rohkem. Ei läinud autole järgi. Täna pidime maksma 270 euro asemel 616 eurot nelja siis päeva eest. Selline üllatus oli meil täna. Aga käime siis Salzburgis, sööme schnitzlit. Peale seda lähme oma lemmikpoodi, Premium Outleti. Siis seal käidud, sõidame edasi Innsbrucki poole. Ja Innsbruckis peatume Sports hotellis Eagles. Nii et selline päevaplaan meil täna. Oota, aga kas me ei lähe ikka Luxone hotelli või? Ei, Luxone hotelli me ei lähe. Luxone hotell on jõulupuhkusel. Nemad puhkavad praegu. Nii et selline siis päevaplaan. Siis Innsbrucki avastasime ühe ilusa järve, tegime selle ääres mõned fotod. Siin meie Heleniga. Siin on Helen. No nii, jõudsime Salzburgi. Kõnnime vanalinnas. Vanalinnas on mega palju rahvast. Liigume siis söögikohta. Schnitzlit sööma ja struudelit. Ja see koht on siin S&H. Ma loodan, et me saame löögile, see on mingi järjekord. Aga vist ei ole ka. Saame siia. Henri ilmus ka pilti. Vier personen. Ohne. Ei saanudki kõige populaarsemasse söögikohta schnitzlit sööma. Aga siin sõnaga tehakse schnitzlit. Päris hea koht on see tegelikult. Aga lähme siis sinna käisime. Nüüd siis uus schnitzli koht, tegime mõned fotod, Henri lollitas siin natukene. Schnitzel oli väga maitsev. Lapsed võtsid ka schnitzli ja tegelikult lastele schnitzlid väga meeldisid ja nad ütlesid, et tahaks veel saada, sest et schnitzel oli väga hea.
nii, siin me oleme siis Innsbrucki vanalinnas jõuluturul. Jõuluturu kõrval oli uisuväljak, kus sai siis uisutada. Siin me võtsime ühed magusad saiakesed, sõime hea isuga neid. Jam, jam, jam. Mina olen proovinud väga veel. Sa proovid? Üks vähe, see oli... Väga vähe. Nüüd on mul häbi. Nii, toa number on 321. Panime just kohvrid siia, asjad ära, nii et ei ole väga pikalt toas olnud. Tabanassi. Teen niisuguse kiire toa ülevaate. Siin on siis meie Heleniga voodi. Siin on laste moodi kõrvalpael. Suur telekas. Enne ma alguses ehmasin ära, sest et ma olin kogemata teisele. Siin on vannituba. Siin on seep. Šampoon on, siin on šampooni asjad. Huvitav, mis müra see siin on? Ventilaator müriseb. Siin on hästi soe, soojaks köetud. Näitan korra terrassi ka. Praegu on küll siin pime. Eriti midagi näha ei ole. Siin on lumi maas. Aga me oleme praegu peaaegu 900 meetri kõrgusel. Siuksed seksikad. Tee minust ka näite sulle. Muiska? Ma võin näidata. Hoian niimoodi vaata. Ühesõnaga saime toa just kätte. Siin on mõned minutid veel jäänud. Tahame saunas ruttu ära käia. Nii sitleme alla. Ei olnud aega orgunnida siin suisse otsima hakata. Panime puhtalt toores jalatsed jalga. Laste lihtsalt saunalinnad ümber. Ruttu sauna. Saun on kella 9, nii meil on 22 minutit aega. Ja 27. Ja tahaks siuke 15 minutit. Nii leidsime sauna ülesse. Uks tuli lihtsalt lükata, mitte tõmmata. Nagu alati. Nii. Ma tea, kas siin kaameraga tohib minna sisse filmima. Aga... Siin on liiga pala. Nii, me oleme siin üksi. Saame siis 15 minutit siin olla praegu veidike mõnuleda saunas. Aga selline see ruum siin on ju. Inimesi ei ole. Kõik on juba ära läinud, vastu söögi. Mis viimased? Ust ei saa kindla. Kohe paneme.